Näitan nüüd teid. Ja, ühe portsi. Tulime sööma jälle. Kohalikega koos. Tuleme söömiskohast alla, aga mööda ei saa. Ei teinud väljagi. ¿Es dulce? Sí, dulce. Veel korra nüüd seda Letizia sadamat, aga ma tahtsin ikkagi näidata, kui palju nad ikkagi suudavad seda ilusa Amazonase ära läbustada. Et niimoodi müüakse siis mingit puitu, see on lihtsalt sõidame nüüd siis esimest korda Letizias kohaliku bussiga. Aga siis, ja niimoodi hääletades nägime, et me teadame, siin on mingi imelik värk, et kohanimed on Letizia ümber nagu kilomeetri numbrite järgi, et meil läheb praegu näiteks kilomeeter 11 ja see peaks olema üks kohalik jõgi, aga ma vahepeal segan, see on bussijuht nüüd, eks ju. Ja vaatas, et täna on vaja lihtsalt poes ära käia vahepeal ja siis ülejäänud rahvas ootab. Aga jah, et ikka nagu käime teeme oma tegemisi nagu Penny selle barrettori. Okei, Brasnet, üks kanadalane, kelle videosi me oleme vaadanud ja kes on nagu tundub väga lahe kuju. Nii, bussijuht tuleb tagasi. Et püüame järgida jah, tema neid tegemisi ja käimisi ja siis see oli ka tema idee, et kilomeeter 11 seal on üks väike, mingi jõgi ja väike selline džunglitripp, et saab järsku sinna jõkke ennast kasta, et järsku me leiame isegi täpselt sama koha ülesse, kus nemad seal videos olid, igal juhul kihvt koht oli. Aga nüüd bussijuht sai vahepeal oma ostud tehtud ja nüüd me jätkame oma sõitu. Mingit elektroonikavidinat käis vahepeal ostus. Aga ta pere on ka kaasas. Aga pere on ka seal vahepeal võetakse kütta. Ja nüüd jõudsime siis kilomeeter 11 kohale, et mis jõgi see nüüd oli, mäletad või? Takana. Ei mäleta. Takana. Aga nüüd Kati näitab meile oma neid taimeteadmisi, väike taimenurk vahepeal. Mimoos. Oota, nii. Tõmbab oma lehed kokku, kui ma teda puudutan. Meil ei kasva sellist asja või? No ma ei ole küll näinud, et meil kasvaks. Tundub, et mida noorem leht mimoosil on, seda rohkem ta ennast kokku tõmbab. Proovime. Oota. Ja siit ta keerab täitsa kokku selle otsa. Näe, vups! Oi, see oli juba lahe. Issand, kui lahe see oli. Vups! Üli lahe. Tundub jah, et vanem leht ei lähe niimoodi kokku, noor läheb. Seal otsa üleval on Hugo, Kati meil on juba spetsialist. Aga siin arvab Kati arvab, et on kakao. Kakaopuu. Et esimest korda vist nüüd näeme granadilli kasvandust. Granadilli kasvandus. Minu lemmikvili. Kollane granadilli. Kati ilus öis. Me jõudsime nüüd siis siia Takana jõerd, aga siit natukene sai matkata. Aga siit läheb liiga tihedaks siia sisse, mina enam ei lähe, et siis käibki see suure tõenäosusega ainult machetodega. Siin on üks
vana lagunenud sild, mis enne läks üle selle Takana jõe. Nii, Opsu ostis mul sukse hukka, et oli, mis mul enne maal oli. Aga see pani paugu jälle, nüüd on veega ära lõputama. Kusjuures me eile ostsime ka ühe joogi ja Assai mingi seda, tundus, et on mingi marjadest nagu vaata tehtud on ja maitsesime, tundus jube tuttav maitse, aru ei saa, mis oli. Täna ma siis otsin uue ja siis loen pealt energiajook. Ja mida ta meenutab, ongi just nimelt Red Bull, et tõenäoliselt seda sama marja mingit ekstrakti kasutatakse ka Red Bullis, mida me elus oleme korra proovinud. Et okay, lähme vaatame. Eestis me hoidume muidugi energiajoogist. Jah, lähme vaatame, kus see ujumiskoht nüüd oli. Mopsu jääb sääsk ära. Aga see Ben vist hüppas oma kaaslasega Brassaga siit vist vette, aga ma käisin vaatamas, et ma ei tea, kas vesi on nii palju madalam praegu. Aga igal juhul jah, seal on veel mingid need vanad puud ka see, ühesõnaga langenud. Väga kahtlane värk. Me jõudsime nüüd suure tee äärde. Aga siin on huvitavat jah niimoodi, et ma ei tea, kui hästi näha on, aga järjest on need liiklusmärke seal. Ja väga tihedalt. Väga tihedalt. Üritab, et see madu läheks pudelist välja, aga ta ei taha minna. Tule ära, Lenet, palun. Palun, tule ei maa. Sinna vee sisse nägid või? Kas hakkad juba harjuma sellega või? Ei, ma ei hakka harjuma. Aga koer tahab hullult siia saada. Koer ei lase autos kairida ennast. No suure tõenäosusega siis meie viimane õhtu siin Letizas. Me jäime tegelikult 9 päevaks siia justkui kinni, aga ei, oli tore päev täna, käisime linnast väljas kilomeeter 11. Mõtlesin, et mul õlu ei mõju küll eriti hästi, aga mõtlesin, et proovin ikkagi selle kohaliku õlu ära. Kohker. Aga jah, siin oleme keset Letizat ja siin praegu just ennem oli poiste trenn. Nüüd hakkas tüdrukute trenn. Teksti poisse siit väljakut ära, et tüdrukud saaks trenni teha rahulikult. Siin Letizia külje all siuke agulis, et üsna vaesed elavad ikka siin, et ma just mõtlesin, et võib-olla kõige sarnasem meie mingite õudsetele Daciade rajoonidele. Kõik need kassid ja koerad on siin ka sellised rääbud selle palavusega. Enamus on need mingid tiined või ühesõnaga vist poeginad ka. Et paar päeva tagasi käisime õhtul söömas siin, aga praegu vaatame jah, et vist tuuaksegi oma toipi ja need leitid tuuakse alles õhtul välja. Et praegu oleks siin selline tunne, et nagu oleks maha jäetud. Aga samas ka hästi palju kohalikke ka väljas söömas, et väga odav on, et poes asjad ei ole nii odavad. Et asfaldit siin maha ei panda, vist ei saa seda asfaldit kuskilt toota. Siis on kõik valatud, aga niimoodi sektsiooni kaupa saab parandada. Aga samas on see nii käest ära lastud, et kohati siin on isegi päris hea praegu. Tuk-tuki parandatakse, peapidi oli seal mootoris. Siis on neil seal kõrval on istmeõrus on vist abiratas kohe väike. Et siin on populaarsed sellised kilekoti sees veed. Populaarsus tuleneb odavusest ilmselt. No, jah, et me saime aru, et ikka oleks odavama kui seda pudelivett ostaks. Aga seda nagu ei hoiusta eriti.
aga jah, siin on see, siuksed huvitavad suured pallid. aga Kati veel ei tea täpselt, mis asjad need on. ei tea, eks ju? koolilapsed vist just tulid, ma ei tea, kas tund lõppes või toodi bussiga kuskilt. nii, see nüüd siis Letizia, siuke päris armas lennujaam, noh eriti suur ta ei saa olla, aga selle Amazoni kohta tegelikult niigi päris suur. et nüüd ongi, et lendame läbi Bogota siis Kalisse, loodetavasti oleme õhtul Kalis. see reis on päris mässitav. viimased hetked siis Letizia Amazonases. mida surfad? ma lihtsalt proovisin. No me saate ja kodimaks.